Vaimuberg, sa oled põline tallinlane, sündinud kuskil kesklinnas Õnne tänaval. Seda Õnne tänavat seal kesklinnas enam ei ole, nüüd on Õnne tänav on kolinud mujale. Kus see sinu lapsepõlve Õnne tänav asus ja milline sinu kodukant oli tänapäeva linnakaardil? Õnne tänav on täiesti alles, nimi on ainult vahetatud. See on nüüd Tare tänav. Kuna seal olid kodutänavad ja niisugused tänavad, siis pandi sinna Tare tänav. Vaata Veereni ja Magasini tänava vahele, seal on üks väike niisugune ilus oaas, kus on üks pargikene ja niisugused ilusad puud kasvavad, väga eksootilised ja võt sinna kanti. Ühesõnaga vaikne, kena kohakene. Täpselt nii. Sündisid aastal 45 ja esimesed mälestused siis võiks arvata on kuskil 40. lõpust, 50. algusest. Milline oli sinu 7. rahukevad? No esimesed mälestused, palun vabandust, on juba 47. aastast, nii piinlik kui see ka ei ole. See minu 7. rahukevad oli minna praegusesse Tallinna Ühisgümnaasiumi, mis tol ajal oli Viktor Kingissepa nimeline Tallinna 20. keskkool. Varemete vahelt, seal meie kandis olid neid küll. Vahepeal ehitati Baltika seal valmis ja see oli väga huvitav, sellepärast, et kui nad ehitasid, kutsuti mingi sanitaarsalk sinna harjutama inimeste päästmist ja me olime siis inimesed, keda päästeti, lapsed, head kerged tassida. Meid lükati sinna auku ja siis tassiti kandraamidega välja. Et no niisugused linnalapse rõõmud. Väga tore oli, et ühel ilusal päeval lammutati kõik vaheaiad ära. Me saime igast hoovist teise täiesti otse joosta. Ma tunnen kõiki neid selle kandi keldreid. Nad olid kõik läbi käidavad sel ajal. Et ma ei vahetaks oma lapsepõlve mitte ühegi teise vastu, kuigi Stalin oli veel täies elujõus. Innustatuina möödunud aasta suurtest saavutustest haarasid tallinlased käesoleval aastal esimestele vabariigis kangid ja lavidad, et ühistööga kaotada viimased sõjajäljed meie vabariigi pealinnas. Ega need keldrid muidugi vist enam väga alles ei ole? Keldrid on alles, aga keldrid on ju lukus kõik tänapäeval. Aga ka meil pandi uks lukku minu ajal juba, mida Tallinnas nii väga palju ei juhtunud. Pandi õhtul kell 10 välisuks lukku ja siis... Et see Eesti-aegne õhkkond välja ei pääseks? Absoluutselt, see Eesti-aegne õhkkond ei pääsenud sealt mitte kuskile. Ja mis see Eesti-aegse õhkkonna vastand siis oli nõukogude mentaliteet? See ei pääsenud sisse? See pääses sisse, sellepärast, et Eesti-aegse mentaliteedi kandjatest osa küüditati lihtsalt kaugemale sealt kandist ja asemele tulid nõukogude mentaliteedi kandjad. Aga kuna nendel oli minuealisi lapsi, siis ma kandsin nendega vahetevahel koos ka seda mentaliteeti. Mõtleme mingisuguse nähtus ja suhestame mõlemad sellega. Minu venelasest mängukaaslaste ema praadis kala. Tema praadis seda poslamaslaga, nagu selle ajal öeldi. See oli see rafineerimata päevalille õli, mis haises eestlase meelest kohutavalt. Minu meelest lõhnas isuaratavalt. Ma seisin, Marussia oli selle ema nimi. Marussia kõrval köögis suu tilkus vett ja Marussia loomulikult andis mulle seda poslamaslaga praetud kala. Aasta jooksul on lasteaiatädid õpetanud väikestele palju mänge ja tantse. Oma pidupäeval näitavad lapsed, mida nad on õppinud. Pisitüdrukute armsaimaks tantsuks on lumihelvete vals. Ma olen lugenud muidugi intervjuusid, mis sa oled varem ajakirjandusele andnud. Ühes neist sa meenutasid oma esimest mälestust, et see oli kuskil fotoateljees, kuhu sind siis pandi mingisuguses keskkonda ja siis sa tegid seal suuri silmi ja poseerisid. Oli nii? No enam-vähem. Ema võttis sind kaasa ooperisse, teatrisse, kohvikusse, seda võib, see on eks ole normaalne, aga võttis kaasa ka moeateljeesse. Ema oli mul kodune, ta lihtsalt ei olnud mind kuskile jätta. Kui ta jättis ühe korra, siis ma otsustasin hakata aknaid pesema ja pärast seda võeti mind igale poole kaasa. Ta lasi seal aeg-ajalt midagi endale õmmelda ja mina siis istusin ja vaatasin, kuidas see käis. Kõigepealt moekunstnik joonistas moe ja siis tuli õmbleja ja siis vesteldi sellega tükk aega ja... Majanduslikult oli teie pere siis enam-vähem heal järel? Noh, see oli võib-olla niimoodi, et seal moeateljees käidi nii-öelda kõhu arvelt. Keegi ei olnud selle ajal nii väga heal järjel. Isa oli sul kirjastustöötaja, töötas Kuusas Saarnini majas. Mis tööd su isa seal tegi ja mis kirjastustest töötas? Isa alustas ikkagi Eesti riiklikust kirjastusest, kui ma õieti mäletan. Ja isa sinna kirjastuse värvati juba Leningradis, tähendab sõja ajal. Ta sai haavata sõjas, ta sattus peale haavata saamist ja igasugustes haiglates niimoodi läbikäimist. Sattus ta Leningradi ja Leningradis ta siis
värvati nii-öelda kirjastusse tööle, et alustas korrektuuri osakonna juhatajana ja siis toimetajana läks ta pensionile. Sepping. Helmut Sepping. Ja ta tõlkis ka lihtsalt, et raha kõrvalt teenida, kuna ta oli õppinud eesti ajal vene keelt ja inglise keelt ja saksa keelt, aga nendest kahest viimasest polnud eriti midagi tõlkida, aga vene keelest küll. Niisugune on trükisõna käekäik tänapäeval. Ladumismasinal lüüakse tekst, edasine töö aga tuleb usaldada pea täielikult mitmetele arukatele masinatele, et kiiremini valmiks raamat. Kas isa sind oma töö juurde ka võttis? Kas trükipresse ja kirjastusrahvast nägid ise? No trükipresse seal see ei olnud, aga kirjastusrahvast ikka käisin vahel ka seal. No mis muljeid, mis sulle meenub see isa töökoha? Seal meenub mulle paberilõhn, niisugune eriline paberilõhn, sest kõik asi käis ju kirjutusmasinate ja käsitsi parandamistega ja see oli mingisugune väga halva kvaliteediga paber, mida meil kodus kõik kohad olid täis, sest teiselt poole sai ju veel kirjutada, teiselt poole oli see trükitud või masinal löödud tekst. Ja see paber niimoodi suurtes kogustes lõhnas või ma ütleksin haises päris ebameeldivalt ja selle vahel olid siis pidevalt suitsetavad niisugused närtsinud inimesed, kes siis nende paberitega tegelesid. Seda teed pidi oli pidev raamatute voog siis? Raamatute voog oli pidev, jah. Esimeste raamatute hulka kuulus ka üks raamat, mida ma hiljem olen natuke muiates vaadanud. Selle raamatu illustratsioonide hulgas oli Stalini suur pilt ja sellele pildile olin ma joonistanud kirjutsarved pähe. Kuigi minu ees eriti palju ei tahetud poliitikast rääkida, aga ilmselt piisavalt, et Stalini sarvi teha. Ma õppisin 4-aastaselt lugema, sest tema ei viitsinud mulle enam ette lugeda, ütles, et õpi ise ja mäletan oli niisugune paks raamat Sõbralikud vennad erinevate nõukogude tolleaegsete nõukogude rahvaste muinasjuttudega. Seal oli muide ka väga palju musulmani rahvaste muinasjutte, millest mitte midagi aru ei saanud sel ajal, aga nüüd tagantjärele olen targem ja tean. Külalisi üllatas haruldaselt soe ja sõbralik vastuvõtt. Siin on 20. keskkooli rahvatantsijad, seal on mina ja siin on seltsimees Stalin. Seltsimees Stalini säärikute seltsimees Stalini jalge all käis meie esinemine sel ajal ja see on minu keskkooli lõpuaegne pilt siin. Mulle tundub, et 50ndate Tallinna plangud ja nendele kirjutatu ja joonistatu on väga alahinnatud. Ma olen sellest muidu kirjutanud Loomingus. Kunagi ammu, eks? Jah. Sealt mulle kangastub ka märksõna Elvis alt, et sa käisid muudkui seda kooliteed hommikul, läksid sinna 20-ndasse ja muudkui lugesid, mis on planguluut. No ma ei hakka rääkima roppustest, need on alati olnud ja sel ajal oli nagu üks teatud ropp-pilt, mille tähendus mulle alles hiljem selgeks on saanud, oli peaaegu iga plangu peale valge kriidiga joonistatud. Aga siis ma mäletan, et mingi posti peale oli kirjutatud mingi tekst eemalt kaugelt juba pastis ja me klassiõega läksime sõbrannaga ja see post ei jäänud meil üldse tee peale, aga me tahtsime nii hirmsasti teada, mis siin on kirjutatud, me läksime sinna juurde ja selleks, et lugeda, et kes seda loeb, on loll, eks ole. No, et ega seal siis alati niisugused... Puhas kuld. No, nüüd oli see haiguste ravi omal ajal, eks ole, aga siis oli need ravisid rohkem ja nagu võib-olla see oli ka üks võimalus ennast väljendada ühiskonnas, kus nagu muidu väljendada ei saanud ja inimesele tundus, et keegi ei võta ta kinni sealt, et ta jää vahele. Aga see Elvis oli muidugi, ma ei saanud üldse aru, mis see tähendab. Lugesin Elvis ja mõtlesin, mis tähendab Elvis. Küll ma mõtlesin, ei olnud ju mingit interneti ka, kust vaadata, kes Elvis või. Ja muide, kunagi oli aeg, kus noor Jaak Joala ei teada, mis asi on Beatlid. No muidugi, jah. Tallinna 20. keskkoolis taotleme oma pioneerimalevale nimetust. Malev 7-aastaku kaaslane. Me ei muretse nüüd enam mitte ainult oma hinnete pärast. Need peavad olema väga head. Me püüame aidata ka kõiki teisi, kes abi vajavad. 20. keskkool, millest sa rääkisid, mis sorti kool see oli? No, ta oli niisugune kool, kuhu
kõikidest nendest parematest koolidest saadeti need lapsed, kellega seal hakkama ei saadud, et siis lihtsalt see oli nagu asumisele saatmine. Aga kuna ta oli minule kodu lähedal, siis ma muidugi läksin sinna ilma saatmiseta, vaid lihtsalt oligi minu kool. Tol ajal oli ta kõige suurem kool Eestis, 1000 lapsi oli seal. Minu esimene direktor oli Venemaa eestlane, naisterahvas. Temast ma olen kirjutanud ka ja järgmine direktor ei olnud ka palju parem, ta ka eesti keelt päris hästi ei osanud, tema oli Venemaa lätlane. Nii et sel ajal nagu vaimu suurustest oli seal ainult paar õpetajat, üks nendest kindlasti kirjandusõpetaja Salme Timask, kes oli väljastos olnud omal ajal. Minu seltskond oli kirjandusring muidugi kohe algusest 5. klassist peale, kui mind sinna kutsuti lausa ja siis Aga mille põhjal siis kutsuti, et kas oli juba midagi seinalehes? Kas oli juba midagi ilmunud? 1. mai puhul midagi? Ei olnud mingi kirjandi puhul ikka. Sinna oli ju ka vaja kedagi ja siis kes natuke sulepead õiget pidi käes hoidis ja siis kutsuti. Ilmselt siis oli loomulik asjade kulge, et siis Tartus Eesti filoloogia. Ei, seal ei olnud midagi loomulikku, sest sel aastal, kui mina lõpetasin keskkooli, tuli niisugune tolleaegsesse TPI-sse või Tallinna Polütehnilise Instituuti niisugune eriala nagu plastmasside keemia. Plastmass, mis on nüüd banaalne, kole loodust reostav asi, oli tol ajal täiesti uus nähtus ja kuna mul oli keemia väga tugev, siis ma otsustasin, et ma lähen seda õppima. Aga kui ma läksin sinna oma paberitega, siis öeldi mulle, et siia ei saa isegi kuldmedaliga sisse, et ärge umbes. Et plastmassi peale nii tugev nõudmine? Oli jah, ja see oli moodne, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et ma ikka tahaks kuhugi sisse saada ja ega see Eesti filoloogia mulle ka sugugi ebameeldiv olnud, vastupidi. Ainuke ebameeldiv moment oli, et pidi minema Tartusse, et Tartust midagi eriti ei teadnud. Aasta oli 63. Ja. Aga sa oled rääkinud midagi kammitehasest? Ja, sel ajal oli nii, et kui sa läksid ülikooli ja sul ei olnud tööstaaži, sa pidid minema tööle. Poisid pandi ehitusele ja tütarlapsed jaotati ära tehaste vahel. No näiteks Ene Mihkelson õmbles Sangaris särke, eks ole. Ja mina sattusin kammivabrikusse painutama lokikamme. Vanemad prouad võeti oma rohkeid juukseid, sättisid selle kammiga, see oli kõver. Sul anti sirge kamm ette, siin oli kuuma veel nõu, see kammi panid sinna ja siis ta läks seal pehmeks, siis oli sul üks puuklots, selle peale keerasid selle kammi, selle klotsi küljes oli kumm, sellega veel fikseerisid selle, et pistsid kõik selle kupatuse külma vette, kus ta siis nagu võttis õige kuju. Eesti kirjanduses on üks rühmitus, kammissepad. No jah. Meenub mulle. Meenub muidugi. Ühesõnaga päeval käisid tööl, õhtul ülikoolis. Ja vastupidi, üks nädal nii, teine nädal naa. Üks nädal hommikul kella 6 tööle koos hümni helidega krapist ja teine nädal kella 8 loengutele ja õhtul tööle. Autodel, jalgratastel ja lihtsalt jala saabus 500 õppurit kommunistlikku noort Otepää lähedale Käärikule. Ta peeti säärane kokkutulek vabas looduses. Laagrielu romantika haaras noored kohe oma kütkeisse. Nii mõnelgi oli see esimene kord proovida kätt ka toiduvalmistamise alal. Ent seda paremini see toit maitses. Aga milline see Tartu õhkkond siis oli, kui sa võrdled seda Tallinna õhkkonnaga? Tallinnas, korstnad, eks ole, tossavad, tramm kirinal-kärinal sõidab, eks ole, Tartu, ma ei oskagi öelda, mis see Tartu oli, seepärast, et ma elasin tudengi elu, mitte Tartu elu tol ajal. Tartu oli üks räpane, kinnine, vingus linn, aga ülikool ja teater ja need niisugused asjad olid seal helged ja toredad. Ei mingit Tartu vaimu ühesõnaga? No vaim ju oli. Kui siis 6 samba vahel? No 6 samba vahel, ega me seda vaimu nii väga taga ei jäänud, meil pole vaimust puudu endalgi, nii et jah. See oli see aeg, kui kõik need kuulsad kassetipõlvkondlased õppisid seal Tartus. Andres Ehin ja Paul-Eerik Rummo juba olid lõpetanud ja Paul-Eerik lõi meid tudengiks, ta oli küll 6. kursusel nii-öelda.
kuidas see välja nägi siis? No see oli niisugune banaalne üritus, kus no kirjelda. Toimus ülikooli sööklas, kui ma õieti mäletan, alumisel korrusel seal oli suur Wiedemanni sõnaraamat, veel see õige, mitte see hiljem välja antud, oli laua peal ja siis ükshaaval peksti meid sellega pähe ja öeldi mõned sõnad ja pärast oli pidu ja no muidugi meie seisime kohmetunult, aga Paul-Eerik laulis näiteks seda Hottentotti laulu ja no seal oli ka terve rida niisuguseid näitsikuid muidugi 5. kursuse, kes mõjusid minu jaoks tol ajal niisuguste vanamutidena. Aga hiljem 5 aasta pärast me lõime ise siis järgmist, no tähendab seda esimest kursust, kes siis meie 5. kursuse ajal tuli, kus olid Remsu ja Sirje Kiin ja kes seal kõik olid. Selle sama Wiedemanniga lõite neid ka pähe? Ikka, jah. Kes on selles sõpruskonnas siis liikusid seal ülikooli seinte vahel? No kursusel oli meil, ütleme, tuntud nimedest Asta Põldmäe, Asta Hiir oli ta tol ajal, Ene Mihkelson, hiljem tuli ka Peeter Vihalem meie kursusele, Sirje Endre oli meie kursusel, aga mina liikusin rohkem seltskonnas, kus oli Maire Raidma, kes oli hiljem Vabas Euroopas, töötas aastaid ja Aime Kivistik, kes töötas, Sõmmer oli ta tol ajal, kes töötas Sakala lehes. No ülikooli ajal oli niimoodi, et ei tohi niisugust kodukasvanud lapsukest lasta üldse teise linna ja omaette elama. Nii. Siis elad nii, et täiel rinnal. Ma käisin iga õhtu peol, kui vähegi sain ja sõbrannasid oli ja alguses hakkasin ka muidu kohe suitsetama, umbes pakk priimat päevas, aga see oli mulle lõpuks nii vastik. Selle ma lõpetasin üsna ruttu ära. Põhiline asi oli muidugi loomulikult õppimine. See õppimine sai ainult natukene tagasilöögi just selle tööl käimise tõttu, et sa nagu ei saanud õiget võtet sisse, sest see töö takistas nagu raamatukogudes käimist ja kõike seda. See tuli teisel kursusel alles, et see esimene kursus läks nagu aia taha selles mõttes. Ja siis tuli ka niisugune rahunemine, siis hakkasid õppima. Ma nüüd olin ülikooli õppima. Sinu esimene raamat, sa oled seda öelnud, oli mingisugune uurimus toidu kohta käivatest väljenditest. Kus selline uskumatu teema nagu, et puder on puder ja... Anti ette, ei, see oli niisugune ülevaade vanadest kokaraamatutest, see oli täitsa huvitav teha omal ajal. Et hakkas pihta nagu esimeste eestikeelsete kokaraamatutega ja selle sõnavaraga, mis on väga palju ju muutunud, eks nagu võid arvata, et seal veel niisuguseid asju ei tuntud, mida hiljem tunti ja vastupidi, nii et ei, see oli päris huvitav, jah. Siin me lähme tudengiks lööma esimest kursust, kus olid Ivo Linna, Peeter Ilus, Olev Remsu, Sirje Kiin. Aha. Ja, aga siin peal on need Üle Vaaloe, Tõnu Seilental, Peeter Vihalem. Siin on esimese ülikooli lõpetamine, lõpetasin pärast teist korda ju ka veel. Jaa, 86 sa lõpetasid ajal. Miks sa seda ajakirjandus läksid lõppima? Sellest, et mind taheti Siruetist saata Moskvasse ennast täiendama ja ainuke võimalus sellest pääseda oli minna Tartusse ajakirjandus. Miks sa Moskvasse ei tahtnud täiendust saama minna? Mu laps oli väike, ma ei saanud. Ja. Siin on meie 3 manalameest õppejõudu, see on Peegel, Uudo Kolk ja meie kursusekaaslane Johan Paju. Siin on meie kursuse kokkutulek, esimese ülikooli kursuse kokkutulek. Ene Mihkelson on siin tema pärast. No Pesubov, eks ole. Eduard Laugaste, Sulev Uus, Peeter Vihal. Andres Jaakso käis siis ka teie kursusel järel? Jah, ta ei lõpetanud küll meie. 68 sul see õping lõppes, said diplomi. Eesti keele ja kirjandusõpetaja. Mis siis edasi sai? Edasi läksin Keele ja Kirjanduse instituuti tööle. Keelt uurima? Ei, minule anti lihtsalt mingeid sedeleid, murde uurimise sedeleid ümber kirjutada. Ma olin muidugi viimane inimene, kellele niisugust asja oleks pidanud andma, sest ma olen niivõrd lohakas käekiri, et kõik need olid meeleheitel, aga nad ei leidnud mulle ka mingit muud rakendust, sest nad tegid nagu järelduse selle järgi, et kui sul on nii hirmus käekiri, ega sul seal peas ka siis palju midagi ei ole. Et nii. See möödus pool aastat, sealt ma läksin Mehele ja sain sealt minema. Millal algas see vahingu salongi periood sinu elus? Tutvumine vahinguga vist oli ülikooli kohvikus? Sa oled nii hästi informeeritud, et võib-olla sa räägiks ise, nagu mul ei tule kõik asjad nii meeldegi.
et no see salongiperiood ei tulnud ju kohe, eks ole, enam pidi tutvuma ja ühesõnaga saite tuttavaks? Mahidul ei olnud mingit salongi, kui me tuttavaks saime, tal ei olnud isegi kus elada. Ta oli just tulnud ära Viljandist ja Mäeala haiglast, kus ta oli viinaravi osakonna juhataja, asunud tööle Tartusse kohtupsühhiaatria eksperdina. See oli muidugi koera koht, nagu võid arvata selle ajal. Nii et kui me tuttavaks saime, mulle tundub, et ta vist elas siis lausa Tartu hullumajas oma kabinetis. Jah, nii oli. Aga ta ellu saabus siis noor daam ja asjad hakkasid laabuma või kuidas? Asjad läksid keeruliseks, seepärast, et tema elus oli juba üks daam, tema ametlik proua ja kui saabus noor daam, siis asjad hakanud üldse mitte laabuma, vaid vastupidi. Asjad võtsid väga keerulise pöörde. No, kõigepealt otsisime endale mingi elamiskoha, aga mina elasin ühikas, ma olin tudeng siis veel, et mul ei olnud häda midagi. Aga temal läks jah olukord keerulisega. Aga ometi? Ja ometi. Ja. No ometi läks nii, et abiellusime siis. Kas nüüd oli juba salong tekkinud? Aga mis sa sellest sammust sinna salongi poole? Sellepärast, et ma lugenud Noor tunti ja muid raamatuid ja minu peas on suur selline legend, et sa nüüd aita kas kinnitada või ümber lükata? Vaata, see salong hakkas tekkima niimoodi tasapisi, eks ole. Kõigepealt me üürisime jälle omale ühe korteri, see oli natukene kõbusam kui me eelmised igasugused, aga ka mitte täies kõbususes veel, aga noh, seal me elasime ja siis hakkas nagu teisipäeva õhtuti tulema rahvast meile küll. Miks just teisipäeva õhtu? Sellepärast, et teatris oli vaba päev teisipäeviti, etendust ei olnud, et said näitlejad ka tulla. Ja nii ta kujunes. Alguses üks, siis teine, siis kolmas. Siis oli juba kumu, et seal toimub midagi. See oli nagu prestiižne ka sinna saada ja siis hakkas tulema rahvast. Kas kedagi sealt eemale ka lükati või kõik pääsesid jutule? Ma ei mäleta, et kedagi oleks lükatud, aga ma olen ka sellest ju kuskil vist kirjutanud, kuidas sinna tuli üks noor poeet, kes tegelikult osutus nuhiks. Et hiljem, kui ma sattusin lugema arhiivis siin Tõnismäel oma toimikut, siis oli seal ilus pikk kirjeldus tema poolt antud, kuidas ta meil käis ja kuidas teda vastu võeti. Kultuuriloolise väärtusega, ma ütleksin, on see kirjeldus. No, aga võimalik, jah. Mida pakuti? Et palju midagi pakutud ja üldse ei meeldinud talle meil ja üldse me elasime vaeselt. Ta oli väga emotsionaalselt kirjeldanud seda, üks õige nuhk nii ei tee, ta oleks pidanud palju... Äkki ta oli ikka hingelt luuletaja? No oligi, sest tal oli ikka luulevihikuga kaasas ka. Kas nüüd kirjandus üldsus tunneb teda kui luuletajat? Oh ei. Nagu ma ütlesin, ma seda Noort tunti lugenud, mul on see kangastunud, et käisid seal, eks ole, Ermakülad ja hundid ja isatammed ja siis moodi räägiti teatrist ja teatri ajaloost ja vaikiti mõttetargalt ja... nii juhul see asi nüüd ka ei ole. Vaat just, et sina olid seal juures. Sa tead, ma olen kirjutanud näidendi salong. Millegi pärast keegi seda lavastada ei taha. See annaks kõigile vastus. See on ilukirjandus, ilukirjandus on välja mõeldis, et me praegu siin räägime faktide. Kes see kinnitab, et ma välja ei mõtle praegu? Paadimatkade pilt, me käisime Vainoga, tegime paadimatku kevadeti. See on üks värvikas külaline meie salongist Mülleri-Sass. Siin on sellesama salongi sümpoosium Arvo Valtoni tolleaegses kodus Suure-Jaanis. Siin on Marju Lauristin, Peeter Vihalem, mina, siis Jaak Rähesoo, see on vist Kaplinski, siin on Mäll, see on ilmselt Saluri, Runnel, aga kes see on? Siin on Igor Tšernov, Paul Eerik. Siin on ka üks salongiaegne pilt Kuno Otsusega, Karin Raidiga, ka üks salongiaegne pilt Viidinguga. Siis on vahingu juures Arapuu saunas ka salongiaegne pilt. Siin on Runnel, Rääsoo, Kangilaski. Ja see on ka sealsamas sümpoosium, salongi sümpoosium Vaino vanemate kodus. Mis siin seinal toimub? Seinal olid skeemid, Jung ja Freud.
sain, alateadvus. Ja see kellegi pea varjab ära. No ja see pea oli sel ajal tähtsam, aga nüüd on vastupidi. Aga räägiti palju ja räägiti tõesti teatrist ja kirjandusest ja elust ja pean ütlema, et mingisugust niisugust joomist küll ei olnud, et kui keegi arvab seda, aga hirmus suitsetamine käis. Aga see oli õhus selline raskepärane kultuuri tegemine? Ei. Huvitav, see tuleb seda raamatust välja. Sellepärast, et Vaino on nii raskepärane inimene. Aga mina ei ole. Me olime nii erinevad. Kas seal mõni anekdoot räägiti? Ikka räägiti ja Vaino vihkas anekdoote. Anekdoodi rääkimine veel seal ongi suur julgust. Sa teadsid, et peremees tõmbab kohe näovingu ja talle see ei meeldi. Mis asi on spiil? No spiil, sa tead ju, mis see tähendab. Saksa keeles mäng. Spiil on see, et sind püütakse viia mingisugusesse seisundisse, kus sa ei ole enam tõsine või tõsiselt võetav või kus sa mängid või kus sind pannakse mängima. Milleks oli vaja selline seisund tekitada? Tegemist oli psühhiaatriga, eks ole. Võttis tööd koju kaasa? Võttis töö koju kaasa, jah. Muide, mul ilmub suvel raamat. Kõik lahti seletatud. Spiil on siis mängitud äng, ei? Mängitud äng ei ole küll nüüd õige sõna. Spiil on see, et ma ei võta sind tõsiselt, ütleme nii, pealt näha. Ma panen sind rääkima asju, mida sa veel rääkida ei tahaks, mängin sinuga. Väga keeruline. Aga pealt näha, panen sind mängima, sa avad ennast ja kui sa ära lähed uksenda järelt kinni paned, siis ütlen ma oma naisele, vana skiso. Panen sulle diagnoosi. No hästi, ma usun, et vahingul see õnnestus see mängimine. Kas kellegi teisel ka õnnestus? Aga keegi ei proovinudki seda teha. Kõik tegid seda kaasa kui objektid, eks ole. Selge. Et ühesõnaga suur manipulaator ja siis sõbrad ümber. Ja see meeldis kõigile. Miks sa selgust otsid selles olukorda? See on mõttes väga oluline peatükk Eesti kultuuris ja kirjanduses, mis seal Tartus toimus täpselt. See oli väga valus. Meile mõlemale vahinguga. Teistele võis see ju spiil olla. Mille poolest see valus oli? Selle spiili taga käis nagu meie oma elu. Omavaheline ka mingisugune väike eraldi spiil? Ei, lihtsalt traagika. Niisuguse languse ja lõpu poole. Vaata, üks asi on spiil ja kõiksugused sõbrad ja õhtud ja vestlused ja teine asi on perekonnaelu. Ja naiste rahvas kodus, naine, eks ole. Neid on väga raske ühitada. Kui sinna väga suur mõra tuleb vahele, siis on mõlemal halb. Sa oled teinud statistikat, et vahingu näidendites on vähemalt 9 tegelaskuju, kes on sinu pealt maha kirjutatud. Ja? On nii? Kas sa oled kõiki neid lahendusi teatris näinud ka? Ühte ei ole, jah. Ja mis tunne on vaadata ennast laval nii-öelda? Kui oli suvekool esimest korda, 71, kui ma jätti mäletan, siis oli küll kole. Pärast seda olen täiesti rahulikult võtnud. Et vahing nagu raamatutes kuidagi nagu üritab sulle ära panna ja sina raamatutes üritab kuidagi talle ära panna. Ma olen talle ära pannud. Ei, ma küsingi seda, et ses mõttes, kas on mingisuguseid selliseid hoovusi lootust leida? Sa ütlesid praegu või mõne aja eest, et sa ei saa raamatut või minu näidendit tõsiselt võtta, kuna see on ilukirjandus. Kah õige. Ja ka vahinguraamatud on ilukirjandus ja minu omad ka ilukirjandus. Kuidas moemaja teema saabus ja ajakiri Siluett? Ma läksin ära Tartust, pidin kuhugi tööle saama ja saingi ja sattusin Silueti keeletoimetajaks. Ja see oli muidugi alguses niisugune väga vaikne ja tasane kohakene, kus sa siis pidid vaatama alt üles moekunstniku ja kõigi muude peale, sest see oli nagu üks eelviimane korrektor oli veel pärast siin. Aga minu iseloom seda ei luba ja ma siis panin ennast maksma ja... Seal tegutsesid mingisugused moekunstnikud, sellised Ženja Fokinid? No Ženja Fokinid, nad just ei olnud väga sümpaatsed inimesed, kui sa seda moemaja lugenud, ma seal oma meelest kellelegi liiga ei tee, kõik olid loomingulised. Aga ütle nüüd, kuidas tolla siis moodi tehti? Moodi tehti niimoodi, et oli patakas välismaa suhteliselt uusi žurnaale laua peal. Sa pidid ju teadma, missugused tendentsid ja nagu nüüd öeldakse trendid, eks ole, on. Seda kohandati, sealt võeti nii-öelda inspiratsiooni. Kuskilt mujalt polnud ju seda eriti võtta.
see tähendas aga tihtipeale seda, et kui sul on patakas vooge neid kõige, või noh, ütleme sama klassi ajakirju, siis loomulikult on seal trendid, aga seal ei ole loomulikult seda, mida inimene tegelikult tänaval hakkab kandma. Et sinna tekkis niisugune väikene vahe ja vaat seda vahet püüdis siis nagu Eesti moekunst leevendada ja tasandada ja pakkuda ikkagi ka neid nii-öelda kantavaid asju. Et uhkete lehvi tasemel ikkagi nööbid ja trukid? Jah, no ja uhked lehvid olid muidugi moe demonstratsioonidel täiesti mõeldavad. Noh, oli ju veel ka nõukogude mood, need suunitlused, mida ma käisin ka paar korda Moskvas õpetust saamas, kuidas nagu nõukogude mood peab välja nägema, kuidas seda tuleb kirjeldada, et mida me läänest võime võtta ja mida ei või. Ja siis oli veel tsensuur, eks ole, aga see oli küll järeltsensuur, selles mõttes eriti kentsakas, et valmis siluett saadeti Moskvasse ja siis seal Otilia Frantsevna nimeline Läti daam, kes seal oli tähtis tegelane, venestunud, tema siis vaatas selle üle ja tegi sügavate dekolteede ja lõhikute koha peale punaseid küsimärke ja noh, nagu püüdis selgitada, et kui järgmine number ilmub, et siis peaks olema nagu need kitsaskohad nii-öelda likvideeritud. Kas mingisugune drastilisem tsensuurijuhtum ka esines? Enne mind oli seal olnud see, et keegi joonistas Malta risti ühele mannekenile kaela ja sellepärast käis meie peatoimetaja keskkomitees aru andmast. Seda nimetati ristisõjaks siis, kui ma sinna läksin. Aga kes need moenipikesi välja mõtles, millest kõik räägivad nüüd tagantjärele, et no, sukka paranda sellega ja juuksed laki sellega? Kollektiiv mõtles ja seal võis teinekord olla väga tore ja rahvale see meeldis, aga mõnikord läksime ikka alt kah mõne asjaga. No millega te alt läksite? Ükskord saadeti meile niisugust 2 kuivanud valget rotti pakis surnud ja no, meile tundus nii. Kiri oli juures. Ja kiri oli see, et need on need naaritsanahad, mida me püüdsime retsepti järgi valgendada. Aga kas sinu tänases garderoobis või moearsenalis on ka mõni selline tolle aja rahvalik selline klassikaline silueti nipp veel säilinud või? Nõukogude naiste klassikaline nipp teha mitte milleski nagu midagi? No seda nüüd ei ole ju enam vaja. No nii, aga kas on säilinud ikkagi? Ütleme, retsidiivid elavad veel? No kindlasti kuskil elavad, aga minu kodus nad ei ela. Aga väga tore oli... Munaga sa pead ei pese? Ei pese, aga selles filmis Seltsimees laps oli üks väga niisugune koht, mis tuli mulle lapsepõlvest tuttav ette, sest ema oli mulle ka nii öelnud, et naisel võib olla 2, äärmisel juhul 3 erinevat värvi korraga seljas. Aga noh, ütleme see niisugune klassikaline stiil, mida kogu aeg on soovitatud, et kui sul raha vähe on, et siis kanna ikka vähe värve ja musta palju. Et sellega sa ei pane kunagi mööda. Siis ma olen intervjueerinud president Merit, president Rüütlit, president Tilvest ja president Halost. Siin on... Kas on mingi ühine küsimus, mida sa kõigilt küsisid? Ei ole, aga ma intervjueerisin neid riigi ümmarguste aastapäevadega seoses. Siin on ajakirjanduslik seltskond, see Peegli päevad Tartus, eks ole. Aga sa oled ainus, kes vaatab fotograafile otsa. Mida põnevat siin tagapool toimub, et kõik sinnapoole vaatavad? Vaat ei tea, me ei mäleta enam. See on ülikooli aulas võetud. No see on siis minu esimese raamatu kaanepilt. Juba eelnevast on välja tulnud see, et sa oled väga julge nõukogude naine ja suhteliselt loomulik on muidugi ka siis siirdumine sellisesse ühiskondlikku tegevusse, mis sai algus komsomolist. Ja mind naerma. Mida sa sellega tahad? No loomulikult olin komsomoli, me astusime terve klassiga kuskil juba 7. klassis tööliste keldris ja väga huvitav tegelane oli Alma Vaarman, kellest Kross on ju nii kenasti kirjutanud ja isegi kirjavahetus avaldanud ja ta oligi selline, nagu Kross teda kirjeldab ja tema oli siis see, kes meid nii-öelda seal lõi teile Wiedemanniga pähe. Just, seal tööliskeldris, ma ei mäleta, millega pähe lüüa, aga igal juhul. Seal me siis astusime ja no mis teha. Kas see kodune Eesti-aegne õhk on, mida uksest välja ei lastud? No, aga see oli liberaalne. Aha. Ja.
et see komsomoli astumine ei olnud nagu mingisugune... No kui ma olin pioneeriks ka juba astunud teises klassis ja no... Kas teil midagi pioneerielus midagi sellist toimus, millest räägivad Holger Puki raamatud? Põnevad väljasõidud bandiitide jälitamised? Saime kõik millegi pärast koka eriala, mingid märgid olid sel ajal ja see tähendab seda, et pidime köögis süüa tegema ja siis saime pioneeriinstruktor kokk. Mina Nõukogude Liidu noor pioneer, tõotan pühalikult oma seltsimeeste ees, palavalt armastada oma Nõukogude kodumaa, elada, õppida ja võidelda nii, nagu õpetas suur Lenin, nagu õpetab kommunistlik partei. Ja siis sellega siis... Lõkkeõhtud veteranidega? Oi, veteranidega. Vaat nüüd veteranidega oli niimoodi, et meil oli tütarlaste ansambel meie klassis ja mina kuulusin ka sinna ansamblisse ja meie käisime esinemas partei veteranidele. See oli Punavanakeste vanadekodu oli tollal Nõmmel. Ei olnud veel seda, mis pärast sinna Meriväljale tehti. Seal Nõmmel me käisime aeg-ajalt esinemas revolutsiooniliste lauludega, mis tähendab seda, et kui sa praegu laseksid mul laulda ükskõik, kas Varssavi angad või Julgesti vennad või ma võin otsast lõpuni teisel häälel, aga ka esimesel sulle seda laulda. Kadunud Laur Karu, kui ma olin juba ülikooli raamatukogus tööl ja Mehel ja Puha, lihtsalt lükkas mu mingisugusesse komsomoli mingisugused šoti ja sellega seoses sattusin ma ka ülikooli komsomoli komiteesse mingiks umbes pooleks aastaks ja kukkusin seal läbi kohe ühe mingi ürituse korraldamisega, mida ma ei suutnud korraldada ja siis sain sealt niimoodi vaikselt taganeda. Tegelikult ei vaibunud midagi, sest kui ma olin raamatukogus tööl, ülikooli raamatukogus ma olin peale seda, kui ma sealt Keele- ja Kirjanduse instituudist ära tulin, siis oli mul igal hommikul peaaegu laua peal parteisse astumisavaldus, mida oodati, et ma selle täidaksin. Ta oli sedapidi ja iga hommiku ma keerasin ta teistpidi ja see jätkus tuima visatusega umbes nii kaua, kui ma seal tööl olin. Aga kes see keeras seda siis salaja öösel? Seda keeras partei sekretär loomulikult. Käis salaja ja keeras selle tagasi. Nii vara hommikul tuli. Kui Silhouetti toimetaja, peatoimetaja koht vabanes, siis mulle öeldi, et kui sa nüüd kirjutad parteisse astumisavalduse, siis kohe oled ka peatoimetaja. No mis tagasi hoidis? Ma ei tahtnud parteisse astuda lihtsalt. Aga paljud tahtsid? Miks sa ei tahtnud? Mulle meeldinud. Ma ei tahtnud siduda ennast mingis parteiga. Aga ometigi Eesti sai vabaks ja aastal... Aga Eesti sai vabaks, selles ongi ju asi. Ka aastal 2002 sa sidusid ennast Rahvaliiduga. Ja. Mis siis nagu ärgitas tagant? Mis siis või? Ma ei tea, Villu. Aga sa ei olnud seal kaua, 4 aastat ainult. Jah, läksin sotsidesse üle. Aga mis siis juhtus? Ma ju kirjutasin kogu aeg mingisuguseid kolumne, eks ole, niisuguseid ühiskondlikel teemadel. Ja ma tõesti tundsin, et midagi võiks ju ise ka ära teha. Siis Rahvaliit oli kõige see minule sobivam partei, sest sotsid olid tol ajal mõõdukad. Sotside juht oli vist Ilves, mul tekkis Ilvesega mingi väikene niukene ebakõla ja ma ikkagi kuhugi tahtsin, sotsid ka mind nagu ootasid, aga ma läksin siis Rahvaliitu. Ma olen tähelepanenud üks teemadest, mis sulle just sellel taustal väga huvi pakub, on Tallinna tänavad. No kõige rohkem ma puutusin selle Tallinna tänavate olukorraga kokku siis, kui mulle tulid külla Tallinnasse vankriga minu kaksikud lapselapsed, siis ma sain aru, et kaksikute vankriga Tallinnas liikumine oli ka täiesti omaette asi ja võib arvata, et ka ratastoolid ja kõik need muud asjad samamoodi. Siin on ju Riigikogu aegne. Me oleme Hiinas Eesti Riigikogu väliskomisjoni delegatsiooniga, see on Hiina asevälisminister siin keskel. Ja seda sa tunned, see on Soar, Mihkelson, Parts ja saadik Lukk, kes oli selle ajal saadik. Nüüd pika aega poliitikas tegelenud. Kuidas sa suhtud nendesse sookvootidesse, et peaks olema teatud arv naisi, siis tekib küsimus, kus need naised sinna tulevad, naised ei taha poliitikasse? See on vana probleem, ega see pole suhtumise küsimus. Mille küsimus see on? Ükskõik kui palju sa seda meest ka ei rakendaks. Et sa lihtsalt naisena teatud vanuses on sul väga raske üldse poliitika jaoks aega leida, kui sul on pere ja lapsed. See on lihtsalt sellest tingitud. Et poliitikas, kui me ringi vaatame, on
kas selles vanuses naisi, kellel veel või ei ole väikesi lapsi või enam ei ole väikesi lapsi. Aga mis on näiteks Angela Merkeli fenomen või Darja Halose fenomen? Darja Halose fenomen on eriti siis, kui ta esimest korda presidendiks sai, tema vastaskandidaat oli Juhani Aho. Äärmiselt briljantne nähtus, eks ole, 4 lapse isa, perekonna isa, võluv naine, kõik tipp-top ja võidab. Tol ajal oli Darja Halonen lihtsalt üksin hooldaja äidi, nagu soomlased ütlevad, vallasema, eks ole, võidab selle valimise. Sellepärast, et palju rohkem on neid, kes suudavad samastuda tänapäeval naisi, kes suudavad ja valijaid, kes suudavad samastuda üksiku vallasemaga kui neid, kes tahavad samastuda õnneliku 4-lapselise pereisaga. Aga mis see puutub poliitikusse? No poliitikasse ma mõtlen selles mõttes, et poliitika on ju see, kui sind valitakse või sind valita. Miks ta valiti presidendiks, kui vastaskandidaat oli nii tugev? Ta oli oma, ta oli lähedane, ta oli meie hulgast ja meie valisime. Kas ta siis nagu õigustas ka neid lootusi? Ma arvan, et Aho oleks samamoodi õigustanud. Sa oled fenofiil. Ja või müüjate. Mis ajast siis juba? Ma saan aru sellest ajast, kui su kodus oli... Köögiseinal oli Soome kaart ja meil oli ka niisugust Soome kirjandust ja Soome kunsti kodus ja eriti mulle läks peale nagu see Soome jugendstiil. See oli niivõrd romantiline, niivõrd tore, niisugune maa. Me kuulasime ainult Soome raadiot, eks ole, nagu kõik selle ajal Põhja-Eestis, nii nagu hiljem vaadati Soome televiisorit. Ja see suurepärane muusika, kõik need Sibeliuse koorilaulud ja see tegi selle maa minu jaoks nii romantiliseks. Ja ühel päeval ütlesin vanaemale, et jumal, kui saaks kunagi Soome ja siis vanaema veel ütles, et tema käis Eesti ajal, kuna ta oli kooliõpetajaga abielus. Vanaisa ja vanaemas käisid nagu koolilastega aeg-ajalt Soomes ja vahel ka ilma nendeta ja rääkis mul natuke Soomest. No nii see hakkas. Ma olin 10-aastane, kui ilmus uuesti Aleksis Kivi 7 venda Tuglase tõlk, kes oli minu meelest fantastiline raamat. On siia maale, ma pean seda üheks Soome kirjanduse tähtraamatuks. Siin on üks tore pilt Soome instituudi aegadest kirjanike aastakoosoleku järel. Ja mingit kuiva seadust ja Spiili kui palju? Spiili kui palju ja see on üks omamoodi ajalooline pilt, eks ole, see pole kuskil ilmunud, aga on 3 Eesti naisautorit. Ja siin ma sattusin Riiga, kui parajasti seal müüdi minu lätikeelset raamatut koos Krossi keisrihulluga. Raamatupoe aknad olid täis kõik seda, see oli minu elu suur hetk. Sa oled selline hilisdebütant, 40-ndate hakul hakkasid kirjutama. Mis konkreetselt käivitas seda? Peale selle, et sa ütled, et Jaak Angilaski Kukus ütles, et näed, see on Peekman, Kuusberg. Kukus see oli Glorias. Glorias, et tahad endaga suhelda, pead olema kirjanik. Okei, see on see üks versioon, aga tegelikult miski ju käivitas. Kuigi nendega oligi väga meeldiv suhelda, eriti Kuusbergiga, Aksel Tammega. Peekmaniga. Tegelikult ma debüteerisin 69. aastal noorusas, eks ole. Ma arvan, et mind käivitas see, et ma lugesin üle Aino Kalda selle Barbara von Diesenhuseni romaani. Ja järsku mul nagu peas käis nõks, et ma võiksin oma versiooni sellest teha, mis mulle tunduks nagu kuidagi arusaadavam kui see ja kirjutasin seda Saaremaal ja õudselt mõnulesin selle kirjutamise juures. Mul ei olnud mingisuguseid ambitsioone tol ajal, ma lihtsalt kirjutasin kirjutamise pärast ja ilmus ka ja nii ta läks. Enne sa lugesid siin, enne saate algust Lermontovi väga hea esitus oli. Et mul tekkis kohe küsimus, et millal see klõks käib, et sa hakkad luuletajaks? Ma juba luuletan. Juba luuletad? Klõks on käinud. Huvitav. See ma olen maha maganud kuidagi. Ei, kus sa seda siis peaksid teadma, kui ma pole neid avaldanud. Ahaa, see ongi selgitus. Ja. Ma loomingule muide pakkusin ja nad ütlesid, et nad avaldavad need, aga nad ei ole avaldanud. Eks sinna ongi raske sisse saada. Sinna on raske sisse saada ja ma ei ole küsinud ka. Ehkki sul on seal tutvused, Asta Põldmäe. Oi, mul tutvusi palju igal pool, aga see ei tähenda. Kui moeteadlik sa praegu oled? Millised brändid nüüd ütleme sinu sellises igapäev garderoobis nagu
no vaadake, sellises vanuses ja sellises kaalus saama igapäevast garderoobi nii väga brändide järgi ei sea, vaid ikka selle järgi, mis selga mahub ja selga läheb ja ma ei leia, et mul peab olema mingisugune eriti kallis bränd seljas. Aga kui ta mulle meeldib ja mulle sobib ja mul raha parajasti juhtub olema, siis... Aga mingi moeajakiri ikka käib ju postkastis või? Ikka ei, mis moeajakiri postkastis. Et see mõttes nagu mul käib ainult 2 ajakirja vist. Ma ei tea, Loomingu ma tellisin ja siis selle ajalugu. Ja mul käib see kaubamaja kataloog. Ja. Mul on partnerkaart ja siis tuleb see kataloog. Mul on ka partnerkaart. Sul kataloog käib. Ei, ma keelasin ära igasuguse reklaami saatmise. Ja, ma ei keelanud ja mul käib. Üks tore eksperiment tehti sinu ja Reet Linnaga, kes on teine selline... Milline? Reibas. Reibas vanamutt. Ma ei öelnud seda. ma Reeda kohta ka ei öelnud, ma seda enda kohta. Reibas ja elurõõmus. Ühesõnaga, et teid kahekesi pandi telefonis mingisugused äppe näppima. Ja. Et kui sa nüüd oleksid nii hea, võtaksid oma telefoni ja... Ei võta. Mis telefon sul on näiteks? Näita... See on tänapäeval väga popp on näidata oma telefoni. On või? Ei, mul on täiesti tavaline, ma ei tea, siuke telefon. Vaata. Galaxy. Aga millist viimast äppi sa viimati kasutasid siin? Millist viimast äppi? Mingit taksoäppi vist ma kardan. Aha, Taxify. Ja. Vaat seda mul ei ole, mul on nuppudega Nokia. Meil ei ole millestki rääkida sinuga. See teema välista. Kui sa olid, ütleme, 25 ja kujutas ette seda aega, kus sa 50 ja said 50, et kuidas siis see ettekujutus ja reaalsus klappisid, et kas see tundus nagu, et kui sa... Mis seda mul oli 25-aastaselt ette kujutada, kui ma olen 50? Aga millal sa siis kujutasid? Tulnud üldse pähe niukasi. Aga millal sa siis pähe tuli esimest siis, korda? Siis, kui ma 50 sain. Nii, said 50, selge. Kujutasid ette, et sa oled 73 nagu praegu? Ei kujutanud. Ei kujutanud kätte? Ja kusjuures ma olen 72. 72, selge. Ma tegin nüüd pani kogenud ühe aasta. Ma võtan selle oma nime, gentleman võtab oma nimele selle. Võta oma nimele, ma annan selle sulle. No praegu ma 39 näiteks. Et, näiteks või päriselt? Päriselt 39. Kui ma 19-aastasena ette kujutanud 39-sena, siis no vana imelik mees. No, praegu ma olen 39, ma ei ole vana imelik mees. Ei ole või? No ei ole jah. Et ses mõttes, et ja praegu kujutan ette, kuidas ma 63 näiteks lähen pensile. Ja mul on mingisugused nagu mingid kuvandid tekivad, et habe ja mingi vana jope. Ma ei tohiks sinu käest küsida, sest sina oled siin küsija rollis, aga ma siis habe ja vana jope niisugused kuvandid tekivad. Ei ole midagi mõtet ette kujutada, kui sa ei kujuta ette, missugune on sinu tervis teatud vanuses. Sellest ju kõik oleneb. Sellest oleneb absoluutselt kõik. Rahakotiseis ka muidugi on tähtis. Jah, aga tervis on esimene asi ja kui on tervist, siis sa võid isegi rahakotiseisuga kõrges vanuses natuke parandada, aga üldiselt tervisehädad huid võivad inimest tabada ka sinu eas, eks. Seda ma küll olen hakanud hirmuga mõtlema, et kui jääd kellegi hooldada või mis siis saab, kui see endaga enam hakkama ei saa. Sest nii palju ka ajakirjandus seda teemat ju siiski viimasel ajal käsitleb. Väga tõsine asi ja sellele head lahendust ei ole leitud mitte kuskil. No aga hästi, oletame, et üks 25-aastasene tütarlaps praegu ikkagi kuulab, vaatab teleka ees. Vaene tütarlaps. Kujutab, et ta ükskord 72. No mis sa ütled talle? Ilusa roosa salliga. Ma saan talle ainult banaalsusi öelda. Et meie sees on ikka see noor tüdruk, eks ole, 25 aastane. No seda kuskile ei pane nii kaua, kui sa vähegi jõuad liikuda ja olla. No, mis ma ütlen? Tuleb ajaga kaasas käia, tuleb ennast liigutada, tuleb olla ribas ja rõõmus nii palju, kui elu seda võimaldab. Võtta asju optimistlikult ja huumoriga. Tuleb osata enda üle naerda ja tuleb oma lähedasi armastada ja hoida. No, ma ei oska muud midagi öelda. Vanaema tütar ja 2 kaksikut. Ja väike on siin. Kirjanik, kohtunik ja mis neist kaksikutest siis saab tulevikus? Seda tea. See on jalgpalliga tegeleb, see käib konservatooriumis koreograafiat õpib. Väga hea. Jalgpallur ja koreograaf. Kuidas sa oled siis 3 lapsele vanaema? No vaata, see üks alles sündis ja siis ma sain aru, et kui sünnivad 2 korraga, et siis see on hoopis midagi muud kui see, kui sünnib 1, et kus saad keskenduda ühele lapsele ja siis vaadata teda, imetleda teda. Aga 2 see oli, ma ju aitasin oma tütart. Mäletan, et ma kärutasin seda kaksikute vankrit Toomemäel Tartus ja
vastu tulid 2 noort ema, kummagil oli üksik laps, eks ole, ja teine ütleti selle, et vaata, et kaksikud ja teine vaatas minu poole ja ütles õudne. Ja siis ma sain aru, et jah, tal on õigus, see oli õudne. No kootsa neile moekaid käpikuid või midagi sellist? Ma kunagi õppisin küll käpikuid ja sakke kuduma, aga ma unustasin selle kohe ja pannkookid, nad armastavad minu pannkooke. Kas need on ülepannikad või väiksed? Väikesed, ma armastan väikesi kooke. Ja. Nende krõmpsuvate rõngakestega väga head. Need on väga head pandud. Sulle ka maitsevad. Aitäh, oli väga meeldiv. Minul ka, tänan.